Ja nüüd siis päris selline arhitektuuri asi, mida siis tuleb ka kirjutada, ehk siis repositoorium või repositooriumi muster. Ja, ja mida me alguses näeme, kui me astmeti tegema hakkame ja controllerit genereerime, ehk siis scaffoldingut kasutame, siis me saame selle, kus meil on kõik meie andmebaasi operatsioonid on siis otse controlleri meetodites, ehk siis tegelikult segatud segamini meie UI kihiga. Ja üks asi, mida me tahame sealt kohe kindlasti välja saada, on see, et selline, mis ärirakendustes moodustab üsna suure osa alati kogu süsteemist, andmetega tegelemine, et see oleks eraldatud omaette kihti ja omaette moodulitesse ja kuidagi kogu sellest ülejäänud osast eraldi välja tõstetud. Ja üks asi, mida selleks tüüpiliselt kasutatakse, on siis repositooriumid. Ja mida siis repositooriumid kõik üritavad lahendada, ongi siis kogu jällegi see testitavus, et meie äriloogika oleks ja andmeloogika oleks eraldatud meie ülejäänud niisugusest UI kihist, vältida igasuguseid korduste tegemist, ehk seda try printsiipi, ehk seda korralikult jälgida, et me ei kirjutaks ühesugust asja uuesti. Ja kui meil muidu siis on selline äriloogika segamini siis meie andmekihiga, ehk siis data access layer ja business logic layer, need tuleks siis kuidagi omavahel siis lahti kirjutada ja repositoorium on see üks põhikoht, kus siis see tegevus nagu toimub. Ja välja tahame siis jõuda tavaliselt mingisugusesse sellisesse pilti esimese hooga, ehk meil on meie mingisugune äriloogika UI kuskil siin kauges otsas ja business entity'd tulevad meile sisse, ehk mingisugused objektid, millega me tegeleme. Repositooriumis me siis mapime neid selleks, millega tegeleb meie andmeallikas, ehk domeenimudelid. Ehkki siin on küsimus, mis on rohkem domeenimudel, et kas domeenimudelid on need, mis siinpool on, või domeenimudelid on need, mis siinpool on. Tavaliselt me nimetame neid, mille põhjal me oleme teinud andmebaasi, nimetame domeenimudeliks, võib-olla isegi õigem oleks võib-olla neid siin domeenimudeliks nimetada ja neid siin mingisuguseks andmebaasi mudeliteks nimetada. Aga igal juhul me üritame mappida või tavaliselt siis mapime need mudelid, andmeallikad siin ümber, mapime ühest olemist teise ja seejärel salvestame ja teistpidi, kui neid küsitakse, siis teeme sama tantsu, võtame andmebaasist, saame oma mudelid kätte, tavaliselt siin on meil siis mingi entity framework, ehkki mitte tingimatult, see võib ka mingisugune REST-i teenus või mis iganes asi olla, saame need siit kätte, mapime nad jällegi omakorda ümber ja saadame siis business entity kujul nad siit välja. Ja üks tüüpiline asi, mida me tahame siis repositooriumis teha, miks kogu see mappimise loogika siin ongi see, et need mudelid on meil erinevad, ehk jällegi, kes te olete nüüd tulnud suhteliselt värskelt andmebaasi kursuselt, siis näituseks on meil tavaliselt andmebaasis hunnik metavälju. Millal loodi, millal kustutati, millal muudeti, kes seda tegi, mida iganes teil veel seal kirjas on, mis otseselt meil siinpool ju vajalikud ei ole. Teete kõik näituseks soft delete ja mida kõike veel iganes. Üks asi, mida veel siin kursusel kindlasti saab teha, on see, et me kaotame ära siin kihis tõlkestringid. Ehk kui meil andmebaasis on mingisugusel viisil tõlkestringid hoitud, siis kuna üks päring tegeleb ainult ühe keelega, siis ei ole nendes kihtides siit edasi enam rohkem vaja ju teada midagi selle kohta, et meil on mingisugused erinevad tõlkeväärtused mingitel väljadel olnud. Tuleb üks õige keelega string külge panna ja siit edasi juba lihtsalt saata siis see string välja. Ja kui siit tuleb teine string, siis pärast meile tagasi, siit poole pealt, välja siis siitpoolt, sisse siitpoolt, siis jällegi tuleb aru saada, et millal siis mingit asja õigesti update'ida. Ehk seda kõike saab siis repositooriumitesse kirjutada, ehk siis nii-öelda kogu selline data protsessimine sinna ära pakkida. Ja siin on siis klassikaline näide, väga low-level SQL-i tasemel, et kui meil muidu on selline mingisugune päring ja siis me korjame sealt andmed välja ja hakkame siis ükshaaval need üle käima ja nende põhjalt siis tegema mingisuguseid objekte, siis repos on meil lihtsalt selline kaunis get customer by ID nagu meetod. Ja reposi saab teha hästi erinevalt, kas teha nagu mingisugused äriloogika põhised repod, kas teha need olemipõhised repod, teha mingisuguse graafi põhjal, teha eraldi repositooriumid kirjutamise jaoks, eraldi repod lugemise jaoks, ehk neid on igal 7 viisil võimalik teha.
ja siin ühtegi nagu kas päris õiget vastust ei ole, küll tavaliselt selline 90% või rohkemgi vastustest on see esimene variant siin, ehk iga, vähemalt alguses tekib tüüpiliselt see, et me igale olemile teeme oma repositooriumi. See on selline nagu tüüpiline baasvastus on ju. Ja siin nüüd tulevad käiku siis ka juba kõik igasugused interface'id ja geneerikud, ehk enamik repod näevad välja ühesugused või väga ühesugused alguses, ehk siis kõik need klassikalised CRUD meetodid, create, read, update, delete, need on siis kõik ainult käivad interface'ide kaudu ja need saab teha siis selliselt suhteliselt ühesuguselt universaalselt. Ja jällegi kogu selle interface'ide idee on see, et seda kas siis kirjutab alguks valmis mingi arhitekt või kes iganes ja iga järgmine arendaja, teda huvitab ainult see, et selline interface sellise meetoditega ja mind üldse ei ole oluline see, kuidas see asi tegelikult päriselt implementeeritud on. Ja nii kaua, kui me räägime Entity Frameworkist, siis on selle repositooriumi implementeerimine üsna lihtne. Ega siis lihtsalt sageli kasutatakse sama nimedega meetodeid, nagu Entity Frameworkis on, et oleks see lihtne teha ja lihtne meeles pidada, kus ja mis meetodid kasutada ja siis on ka lihtne oma kontrollerites seda ümber vahetada. Ja siin on siis kõik näha sellised klassikalised asjad. Siin on hakkab kohe peale igasugused probleemid on ju, et see personal repository, selle sees on otse tõstetakse üles andmebaasi ühendus. Seda võiks lahendada. Siis, mille üle tuleks siin repositooriumi juures pikalt mõtelda, on see, et kas sellise asja väljaandmine iQueryable, kas see on mingisugune õige tegevus, mida peaks tegema. Ehk iQueryable ütleb seda, et me anname repositooriumist välja pooliku päringu, mida saab veel muuta. Ja koos sellega oleme sisuliselt kogu kontrolli oma andmebaasi päringu üle välja andnud. Ja kui te näiteks tulete sellisele vajadusele, et see personal repository peaks korraga mingit teist andmeallikat kasutama, minu poolest on XML-i faile kätte peal, siis hakata ise XML-ide vastu iQueryable't implementeerima on üsna keeruline ettevõtmine. Ehk pigem standard on see, et me ei anna seda iQueryable't välja. Siin on ka näide mingist konsoolist, kuidas seda teha. Kõik on lihtne, tegime seda juba C-Sharpi niisama kursusel, ehk mingit imet siin ei ole, tuleb repo ära initsiliseerida, see nüüd selle sama koodibaasi pealt siin näide, andmebaas tekib siin sees on ju, ja siis lihtsalt neid meetodeid siin otse kasutada. Nüüd kindlasti, meie siin toome need kohe kindlasti juurde geneerikud, et miks me peaksime neid interface'e nagu ikka uuesti kirjutama, kui nad kõik on täpselt ühesugused, kui muutub ainult see tüüp, kord person, kord kontakt, kord mis iganes asi, ehk siis kindlasti läheb see asi meile geneeriku peale. Ja siis me saame juba teha selliseid iPerson repository'si, kus me kirjutame juurde custom meetodid, aga kõik need CRUD meetodid, mis on alati kõikides repodes, tulevad siis automaatselt sellest baasrepositooriumist meile külge. Repodel on kindlasti igasugused probleeme. Üks suur probleem, mille üle peab alati mõtlema, on siis graafid. Ehk siis, kui meil on, personid või mingid isikud ja igal isikul on list kontaktidest ja kontaktidel on kontaktitüüp ja nii edasi, siis kuidas salvestamine, pärimine ja kõik muu välja näeb ja mida me kaasa võtame või mitte. Ehk sellega peab siis nagu mõtlema ja tegelema korrektselt. Ja kindlasti on siis andmebaasi konteksti üle tuleb mõtelda, ehk siis kus see andmebaasi ühendus tuleb, kes teda kinni paneb, kõik muu taoline. Ja koos selle graafiga, siis tõesti, et kui sügav see graaf on ja mis me sellega siis teeme, ja kui palju siin asju kaasa tuleb. Õnneks, kuna me siin tegeleme põhiliselt veebirakenduste kirjutamisega, siis veebirakenduste kontekstis on nende repodega suhteliselt vähe probleeme, et tavaliselt on üks olem korraga ja mingisugused graafe ja igast muid asju ja elutsükli probleeme meil nagu ei ole. Nagu te hakkate kirjutama desktopi rakendust, nii on kohe see asi kindlasti natukene keerulisem ja nõuab rohkem kontrolli. Ja, okei, siis recap, sellega on kõik selge, ma loodan. Ja kui siiamaani meil oli siis sellised konkreetsed asjad on ju ja hakkasime vaikselt minema üle geneerikutele, siis tõesti ka siin on ju, kõik siis tuleks geneerikuteks kirjutada, kaasa arvatud ka implementatsioonid on ju. Ehk nii interface'id on geneerikud kui ka siis implementatsioonid on geneerikud ja siis me vastavalt lihtsalt päriluse kaudu võtame nad külge on ju. Siin ka jutt siis sellest iQueryable'st versus ehk iQueryable ehk siis hilisem päringu käivitamine
on igavesti paha idee, on ju, ehk siis nii-öelda andmekihi abstraktsioon voolab välja teie repositooriumist ja hakkab mööda teie ärikihte ja UI-kihte kuskil elama oma elu ja seda on juba siis väga raske testida ja vähe sellest, ka seda iQueryable't on siis väga raske implementeerida. Entity Frameworkis ei ole probleem, sest tema seda ise täidab, aga kui te peate seda tõesti mingisuguse muu asja vastu tegema, ei ole niisama lihtne, on ju. Ja siin kursusel kindlasti on siis kohustuslik seda mitte teha, ehk meie repositooriumid annavad välja ainult juba materialiseerunud tulemusi ehk mingisugused andmeid ja mingisugust poolikuid päringuid repositooriumitest välja ei tohi tulla, on ju. Nagu ikka juba ennem juttu oli base entity, me kasutame valdavalt seda, on ju, ehk siis generikuid ja kus me saame ütelda, et jah, meil on repositoorium, iRepository interface on ju, kus on see tõh entity, ehk siis mitte lihtsalt tõh, vaid meil on ikkagi selge eesmärk, mis asi see tõh meil siin on, ehk siis parem on siin mingit nagu pikka selget sõna kasutada ja kus me saame siis panna piirangu peale, et see tõh entity peab siis igal juhul pärinema base entity'st, kus σας kõik kas kasutate interface'i või te kasutate mingit konkreetset implementatsiooni, millele te viitate. Ja vastavalt siis kõik siis meetodid, mida meil siis vaja on ja siin siis tõesti tavaliselt kasutatakse juba läbivalt või nii palju kui võimalik siis Entity Frameworkist tulenevaid DB-seti samu meetodi nimesi, et oleks selline drop-in replacement kogu see asi. Ka koodi näide, kuidas seda kirjutada, siin see nüüd küll spetsiaalselt näite jaoks mul slaidi peal hästi nagu lihtsaks aetud, hästi lühikeseks aetud, et kõik need meetodid on siin sellised üherealised, et see ära mahuks. Tavaliselt on meil ikkagi mingisugune body ja nii-öelda keha sellel igal meetodil ja on seal natukene rohkem koodi kui lihtsalt üks rida. Üks asi, mida siin praegast üldse ei ole, on mappimine, et siin praegast antakse repositooriumist ikkagi välja neid samu domeeni objekte, mida me tegelikult ilmselt saada ei taha. Aga mis nüüd siin näites on siis näha, et andmebaasi siin ei ole. Andmebaas tuleb sisse konstruktori parameetrina, ükstas kõik, mis asi ta siis on, kuidas see interface siia tekib või mida see tähendab, kuidas seda implementeerida, selleks on erinevad tehnikad ja mida siin siis generikutega, mida mitte generikutega teha, aga vähemalt see nii-öelda testimise vaatest näeb see pilt siin palju ilusam välja, et seda on võimalik asendada ilusti. Ja edasi siis me lihtsalt kleebime neid interface omavahel kokku või teeme pärilust ja samamoodi teeme siis ka läbi päriluse implementatsiooni. Ja kui custom meetodeid meil vaja ei ole, siis jäävadki kõik need asjad lihtsalt tühjaks. Nüüd üks asi, mille juures peab kindlasti nüüd natuke tagasi Entity Frameworki juurde juttu, ehk siis mille üle peab mõtlema või lahendama, on siis see, mida me teeme Entity Frameworki trackinguga repositooriumites. Ja tracking, ehk siis see, et Entity Framework jätab meelde, mis on andmebaasist tulnud, jätab meelde, mida kuhugi parasjagu pandud on, mingil määral teeb see ikka, ennekõike just see siis, mis siis andmebaasist tulnud on. Ja kui me jätame defaulti peale, siis meil on see asi trackinguga, ehk siis on ju, kui andmebaasist andmed tulevad, siis tehakse neist alasti proxy objekt. Ja Entity Framework hakkab neid siis jälgima ja kui te teete objektis mingi muudatuse ja kutsute välja save changes, siis kõik automaatselt salvestatakse ära. Ja selle teine serv on siis see, et as no tracking on ju, mis siis ütleb, et me mingit trackingut teha ei taha, et kõik objektid, mis andmebaasist tulevad, on lihtsalt objektid mälus ja neil ei ole enam pärast seda mingit seost andmebaasiga, enne kui te ise siis mingit update käsku objektide peale kasuta. See on palju kiirem, ehk siis jäävad kõik trackingud ja asjad vahele, on ju. Ja seal on veel üks vahepealne versioon, mida mina olen parasjagu palju kasutanud, on siis as no tracking with identity resolution, mis ka ei tee mingit trackimist, aga jälgib nii palju, et kui tuleb sama primary key väärtusega, sama ID-ga objekt, siis kasutatakse sama objekti instantsi. Ehk ta on siis natukene aeglasem, aga ei tekita mälus koopeid. Ehk see on sellised suhteliselt nagu tüüpiline asi, mida kasutada. Ja seda saab sisse välja lülitada iga päringu juures ja mina tavaliselt lülitan selle juba üleüldiselt välja. Ehk siis Entity Frameworki kontekst kui selline ei kasuta üldse trackingut, ehk siis kasutan seda no tracking with identity resolution versiooni.
toimib väga hästi. Ehk aeg-ajalt tuleb testida, et kas kõik ikkagi igasugused update'id asjad oleks siis korrektselt ja mingid attach'id ja igast muud meetodid oleks siis õigel ajal ära kasutatud, kui on vaja andmed päriselt salvestada. Ja järgmine asi, mida me siis tavaliselt veel kasutame, kui me juba kord repositooriumit tegema hakkame, on siis unit of work nimeline muster. Ja mida see teeb, on see, et kui meil on hulk üksteisega seotuid andmetega või mis iganes tööga seotud tegevusi, siis tavaliselt me tahame, et meie töö salvestatakse ära ühe tükina. Ja kui midagi nendest salvestamistest läheb kuidagi katki mingisugusel põhjusel või ei õnnestu teha või on mingi mis iganes loogikahäire, siis tuleb kõik sammud tagasi võtta. Ehk siis andmebaasi mõistes tegemist transaktsiooniga. Ja seda on üsna lihtne Entity Frameworki otsa teha, sest Entity Framework oma olemuselt kasutab automaarset salvestust ehk teeb ise transaktsioonid. Ehkki sinna saab küll oma kätt vajadusel nagu vahele segada. Ja kus läheb asi keerulisemaks, on siis see, kui seda asja tahta teha mingisuguste väliste teenustega või mingite muude asjadega. Ehk seal siis tuleb seda ise siis implementeerida, kuidas oma asju tühistada. Mingeid asju ei saagi üldse tühistada. Ma ei tea, kui teie andmebaasi asjade lisamise käigus tuleb ka see printerisse samal ajal välja trükkida, siis andmebaasist on võimalik mitte ära asju salvestada või tagasi võtta. Printerisse saadetud töökäskud enam tagasi võtta kuidagi ei saa, printer juba trükib. Aga võib proovida igast asju teha. Ehk tavaliselt siis me seda unit of work'i kasutame, isegi kui ta on sellise suhteliselt esimesega midagi tarka ei tee. Ja ta iseenesest kordab, siin vist kuskil tuleb sellest juttu allpool, et me kordame tegelikult seda mustrit, mida Entity Framework meile pakub. Ehk Entity Framework'id, DB-setid ongi ju tegelikult kõik repositooriumid ise juba ja DB context on automaatselt unit of work. Ja jällegi, mida see kõik meil annab, et kui muidu on meil selline ühtlane tapeet, siis koos unit of work'i ja repositooriumitega ja kõikide interface'idega on siis seda kõike lihtne testida ja lihtne välja vahetada ja kõike seda tantsu siis selle ümber tantsida. Ja selline baas unit of work on oma olemuselt hästi lihtne asi. Seal on tõesti täpselt ainult üks meetod, salvestada muudatused, nagu me räägime nagu interface'ist. Ja võib-olla siis sellises päris implementatsioonis on seal midagi rohkem asju, et Entity Framework'i unit of work'is on meil kindlasti andmebaasi kontekst ja päriselt siis meetodis midagi teevad ja kõik muu taoline. Ja tavaliselt ka mingisugused, kui me juba räägime siis rakenduse unit of work'ist, ehk siis mis ei ole mitte base, vaid on äpp, siis on meil seal ka kirjas, mis repositooriumid meil on. Samamoodi nagu meil on DB konteksti sees on kirjas, mis on meie DB-setid, ehk see muster vastab üks ühele sellega, mis meil mujal on, ehk mis on DB kontekstis ja DB-settide vahel. Ehk me kordame sama mustrit. Ja välja koodi mõistes näeb see eriti ilus, et kui me siis seda päriselt kasutame kontrollerites, siis lihtsalt meie DB kontekst asendub unit of work'iga ja kuivõrd meie repositooriumid on tavaliselt sama nimega, mis on meie DB-setid ja me kasutame repositooriumites sama meetodi nimesi, mis on meil DB-settides, igast add'id ja save changes asüngid, siis siin on selle vahetamine hästi lihtne. Ja nagu ikka, nii nagu andmebaasi kontekstki, see asi siis tuleb registreerida dependency injections ära endale ja äpp URL on omakorda siis andmebaasi sõltuvus, aga see tuleb ka dependency injectioni konteineri kaudu. Ja siis on siin tõesti see debate kirjeldatud, et võib siis selle üle vaielda, kas see siis on vajalik või mitte vajalik. Siin kursusel kohustuslik. Ei ole üldse mingit varianti. Tuleb teha, kõik see tuleb testida ja kõike muud taolist sellega siis ka selle kallal toimetada. Päris elus peab siis mõtlema, et kas seda on tarvis või seda ei ole tarvis. Suurtes projektides tavaliselt tehakse. See aasta me nüüd enam eksameid ei tee parasjagu siin, aga kui te peate mingi kiire proovitöö tegema või kiire lahenduse valmis tegema, siis on täiesti fine ka otse kontrolleris vajadusel kogu oma äri ja andmeloogikat hoida. Päris elus pigem mitte nii ei tehta, ehk siis on ikka need repositooriumid ja asjad käigus. Ja lõppu nagu ikka igasugused küsimused ja mõtlemist.